Kuidas teha kitarriseade siis, kui on olemas noot juba ees? Praegu on mul selline Vivo per lei Andrea Bocelli lugu, millest ma hakkan tegema seadet. Ja mul on üks selline laulu noot ees olemas juba. Ja hakkame kohe pihta. Tavaline teema nagu ikka. Vivo per lei. Vivo per lei. Jah. Sellest piisab. Nii. Unustasin helistiku panna. Mõnikord juhtub nii, et unustad. Seda saab hiljem ka teha. Võtad siit vasakust äärest key signatures ja on ka igal pool olemas. See asi, mida mulle endale meeldib teha, kaotan selle ära. Siit vormindus, stiil ja siis on see lülita esimese rea süsteemi taane sisse selle, et võtad linnukese ära ja okei. Mulle üldse ei meeldi, kui see seal alguses on. Siis seda enda nime niimoodi saab vedada sinna, kus tahad. Alapealkirja võid ära kustutada, seda ei ole vaja. Ja algselt sisestamise jaoks ma veel ei pane taabi alla, aga hiljem siit create as linked staff ja siis muudan selle taabi tavaliseks või lihtsaks, mis iganes. Siis ta pärast jääb selline. Aga praegu ma seda ei lisa, vaid hakkan sisestama järjest seda nooti. Ja selle eeltaktid 2 tükki ma jätan praegu kasutamata. Pärast kuulan seda laulu ennast ja panen need juurde sinna. Aga hakkangi siit järjest sisestama. Ja on hea näiteks võtta mõnikord nad nagu kahte kõrvuti, sa näed ühte ja teist asja, siis on hea vaadata sealt kõrvalt. Ja praegu ma kasutasin palju selliseid kiirklahve. Alguses valisin siit selle ära, hakkasin sisestama. Siis oli siin kohas, ma tegin mida? Ma vahetasin üleval numbritega, numbreid vajutades. Näitan. Praegu on see, et mul on valitud see 16-nik noot. Kui ma võtan number 4 ülevalt, näed siis 8-nik, number 5 on 4-ndik noot, number 6 on 1/2 noot, number 7 on see suur. Ma võtan näiteks praegu järgmine noot on 16-ndik. Ütleme nii, et mul on selle punkti vaja. Siis vajutad lihtsalt klaviatuuril punkti, siis talle tekib see punkt taha või siis vajutan uuesti, siis kaob ära. Ja siin ma tegin veel seda pide asja. Kohe näitan, kuidas see pide käib. Nii, näen, et järgmine on siit 8-ndik noot. Vahetan number 4-ga 8-ndikuks ja vajutan tõh-tähte. Kui seda ei oska teha, siis vajutad siit üle ja ta teeb järgmise, see, mis on selekteeritud selle rütmiga, teeb pide siia. Nii, praegu unustasin punkti panna, vajutan punkti peale ja vajutan siia samma, siis ta teeb selle punktiga noodi. Praegu vaatan, et ma olen kuskile midagi valesti sisestanud, sest takt ei saanud täis. Ja siis vaatangi,
siin on kõik õigesti, see sai pidega. Jaa, just. Üks A-nootidest puudu. Ja kui ma olen ära sisestanud, aga unustasin panna pide, siis vajutan sellele, et nende vahele pide teha. Sellele ja pide nupp. Ja tuleb ilusti pide. Nii, järgmine takk. Vajutan jälle pliiatsi peale, et kirjutama hakata. Vaatan siit jälle edasi. Ja hakkan liikuma. Ja kui sa tahad täpselt sama nooti teha, siis vajutad R-tähte. See teeb järgmisena täpselt selle sama. Ja nüüd ma vajutasin Enterit. Sest siis on hea mul jälgida siit kõrvalt, läheb samamoodi rea kaupa. Esimene, see ja need 2 takti läksid esimesele reale, aga nüüd järgmine läheb mul täpselt samamoodi nagu seal noodis. On lihtsam silmadel jälgida. Midagi panin jälle valesti. Jah, väga hea. Siin panin vale rütmi. See. Ja praegu on lihtsam see ära kustutada. Ei ole. Sellest noodist alates läks ju kõik õigesti. Siis vajutan selle, millest ma tahan alustada. Vajutan Shifti alla. Shift on kontrolli kõrval või tema kohal. Samal ajal kui hoidsin peal, valitasin järgmist nüüd Ctrl C, Ctrl ja C. Kopeerin. Siis vajutan Delete, kustutan ära ja panen siit. Vajutan selle peale ja Ctrl V ehk siis kopeerisin ta siia. Ja nüüd teen rütmid õigeks. Vaatan siit, siia läks pide. Siia ka. See oli 80 punkti, käisin kustutan ära. Jah, sai õige.
nüüd, mis ma avastasin, on see, et ma vaatan siin nooti, ta läheb peaaegu täpselt samamoodi või lähebki täpselt samamoodi nagu see algus, ainult et oktav kõrgemalt. Ja selleks, et oma seda hüpoteesi testida, ma vajutad takti sees kuskile, mitte noodi peale, siis ta selekteerib terve takti. Ctrl-C, panen ta siia, Ctrl-V ja nüüd vajutan Ctrl ja üles nool, siis ta viskab oktav kõrgemale. Kui ta vajutad lihtsalt niisama ilma ühegi asjata, vajutad X tähte, siis ta keerab need noodivõrrad üles poole ka. Nii, ja nüüd ma vaatan, kas on täpselt sama. No, kontrolli mõttes on praegu lihtsam, kui ta on all, jah. Täpselt sama. Paneme järgmise takti ka siia. Kontroll ja üles nool ja vaatame, kas see on ka sama. Jah, see on ka sama. Okei, siis võtame kolmanda takti. Kontroll ja üles. See koht. Jälle täpselt sama. Väga hea. Mõnikord tuleb märgata seda, et on muster, midagi on uuesti. Ma praegu kopeerin selle ära, võib-olla ma üldse kustutan pärast ära, sest see näeb välja nagu täpne kordus. Lähen korraks siit vaatangi. Kolmas takt, neljas takt. Nii, leidsin ülesse. Vot selle taktini on kõik sama ja siit hakkab teistmoodi minema. Ehk siis 1, 2, 3, 4, 5, 6 takti on täpselt sama tekst ja siis on esimene lõpp ja siis teisene lõpp. Ehk siis, mis ma siin oma noodis saan teha, on see, et ma praegu unustasin siia takti teha, need 2 eeltakti. Ja kuidas seda teha? On mitu varianti. Üks variant on ilmselt lihtsam, et selekteerin kõik, mis mul praegu tehtud on, Ctrl-C ja Delete, kaotad kõik ära. Ja siis vajutan kolmandale taktile, Ctrl-V ja siis ta asetab need kõik sinna. Nüüd, kuna ma juba tean, siis vajutan need siin need rea lõpul, see on see, ups, siis ta enam ei viska neid järgmisele reale. Nii, siit need 3 takti olid mul juba olemas. Nüüd siia panen kordusmärgi, siit paletid, kuskil on repeats ja jump. Osad asjad ei ole veel tõlgitud korralikult. Sellega tuleb arvestada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Need olid samad ja siis läks edasi. Esimene lõpp. Siit vajutan esimene lõpp. Tekitab mul siia esimese lõpu. Selle takti peale vajutan õiget pidi kordusmärk ja viskab siia. Ja siia paneme teine lõpp. Ja see teine lõpp jälle otsin igaks juhuks üles 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 takt. Vot see. Siit läks juba teistmoodi. Algus oli vist sama. Ja ei, juba kõik on teistsugune. Ma lugesin nüüd valesti.
millest ma aru sain, on tegelikult väga tore. On see, et tegelikult see takt on ka ikkagi sama. Kustutan selle siit ära ja vaat siia tuleb hoopis esimene lõpp. Selle kustutan ka ära ja panen selle ühe takti peale selle teise lõpu. Ma ikkagi järjest hakkasin kontrollima, kuule, see on ju ka ikkagi sama. Ja vaat see takt on nüüd see uus. Nii ja selle sisestan. Liiga palju sai. Siin on üks pausikene. Praegu mul need noodid siin valed, siis nooltega saab ka minna. Muuta. Üles-alla nooltega saad ka muuta. No vot jah. Ja nüüd siin õige koht, aga tegelikult peab olema 8. Aijuh. Ma praegu vaatan vahepeal kogemata jälle seda rida, peab seda ikka vaatama. Siia pani sai õigesti. Ja siis läheb tegelikult teistmoodi edasi, mina panin valesti. Selleks, see oli nüüd õige. Nüüd ma avastasin, et mul midagi peab ikkagi valesti olema, sellepärast et takt ei saanud täis. Siis lähen tagurpidi tagasi. Nii, see on nüüd õige. Nüüd vist tegelikult sai ka õige. Ja nüüd on õige. Ja nüüd lähen jälle edasi. Ja siit tuleb ilmselt mingisugune refrääni teema. Jääme sellega praegu rahule. Nüüd ma tõstangi tegelikult selle kõik oktav kõrgemale juba. Ma selekteerin kõik, kontroll ja üles nool. Ja nüüd hakkan panema siia basse alla. Ja bassid vaatan täpselt siit noodi järgi, panen igale taktile alla. Siin on Ctrl Z võtab tagasi, praegu unustasin olulise asja, tuleb valida teine hääl, siis ta ei kustuta sul eelnevaid asju ära. Võtsin siit selle pika noodi ja nüüd on see D-bass, nii B-moll ehk siis H-noot. Ahaa, siin tuleb takti keskel uus, siis vajutan selle peale, nii et oleks valega üles noodiga C, järgmine bass C, võid sisse õigemini, vist, ma lugesin valesti G hoopis, G, siis jälle pikk D, poolik H, siis on kiire bassi muutus, G ja D.
nüüd selle pööre tuleb siit ülevalt ja nüüd otsin selle, mis siin oli, C ja A. Ja A. Vaatame, kuidas kõlab. Nii, ma vaatan, et lenta. Ta peab olema hulga aeglasem. Siis, et see mäng oleks nii, paneme siit. Hops. Siit on tegelikult 60. Sellega võib täitsa rahule jääda. Nüüd siit ülevalt panin muusikainstrumendid. Hops, selle peale. Ja create a linked staff. Nüüd selles ma saan muuta siit taabiks. Ja nüüd on mul hea kontrollida siit, kas see on kõik nagu kitarri peal ka mängitav. Ja siis saab ka mõelda, mis sõrmestust siia panna. Praegu siit tundub loogiline. Vaat siin, kui see on 2 ja see on 4. sõrm, see on 4. sõrm, siis tuleb siia panna, no vaat, peabki mõtlema, et mis sõrme sinna panna. Siis on ka variant teha see, et see on 1, see on 4, see on 2 ja siia tuleb 3. Jah, et väga oluline on mõelda läbi, kuidas mängida. Ja kui see on keeruline teha, siis saab panna see ja 2 ja 4 ja selle kontrolli üles, oktav kõrgemale ja siis ta on 3 kell 0. Aga ma praegu jätan selle raskema variandi. Nii, siit tuleb kindla peale käia korraks teises positsioonis. Ja see on siis 4 ja 2. Põhimõtteliselt võib me sõrmestama ka hakata siit vasakult. Kuskil on sõrmlaua diagrammid. Sõrmestus, voh. 2. Ja kuna see programm viskab siia alla taabi ka need sõrmed, aga tihtipeale ta viskab nad siia keskele, siis ma tihtipeale teen sellise asja, et siit muudan ta selleks lihtsaks taabiks. Siis on rütmid üleval ja siin lihtsalt vaatad neid noote. See peab olema 4, siis ma saan siit jätkata. 1, neid saab ilusti vedada ja tõsta igale poole, kus on vaja. See läheb 2, ja 4, 3. Ja nüüd see on ikka 2. Siia võtan siit tekst, noodijoonestiku tekst, võtan 2 klahvi ja siis saad selle kõik siit ära kustutada ja ma panen 2 i-tähte ehk siis Rooma 2, praegu tuleb teine positsioon. Esimene sõrm, 0, 4. No, paneme ta siia ja see on, ei ole 3, et see on, 2. Ja siit tulen, kopeerin siit selle, maadi peale, teeme ära, olen esimeses positsioonis tagasi. Sõrmed lähevad nagu siin. Kui oskad õigesti kopeerida, siis saab nagu tõsta. Aga ma vaatan, et siin on peaaegu sama kõik. Mul on sõrmestus juba pandud. Ainus, mis muutus oli see, et siin see pass muutus.
D-bass tuli. Muudan õigeks ja panen säästetud aeg. Nii. Siia on hea panna 4 jälle, mugav on mängida, astutasid 2 pealt. 2. Nüüd on nii, et kas võtad barree või ei võta, parem on vist mitte. Siia teine sõrm, siia bassi teise vahesse siis 1. Siia peab minema 4, sest 4 jääb peale ja läheb siia 3. Praegu panin siia 2 ära, aga kas ma ei saa siia 2 panna, sest mul on ka see teine vahe. Ehk siis siia läheb 1, siia 2. Ja siis ma hakkan vaatama, et tegelikult kui mul on siin bass on 0, siis ma saan ikkagi panna siia 2, siia 3. Nii on mugavam mängida. Teine lõpp. Tulen siit, 4 on peal. Teises lõpus tuleb enne kuidagi teistmoodi see sõrmustus teha, sest see on cis. Ja see tuleb lahendada kuidagi paremini, aga jällegi, kui jah. Siis on kiire vahetus, täpselt. Pole parata. Jääb nii, see on juba 3, see on 2. Kuna siia tuleb 0, siis siia tuleb 2 panna. Ei, 3. Vaatame siia ära. Ja lõppu oli, mis teebis ka. Hops, teine hääl. Ja mul oli ta, mis iganes. Siia läheb siis 3. Ja ütleme, et me praegu jääme sellega rahule. Ega väga palju rohkem ei jaksagi korraga teha mõnikord. Võid veel üle kuulata. Jah, vaatan siit noodist praegu, et nüüd on lihtsalt refrääni osa jäänud. Väga hea ja hulga lihtsam on teha kitarriseadet sellisest loost, kus sul on noot ees, kus sul on võimalik kopeerida omale siia need noodid, rütmid, bassid ja siis hakkad katsetama, kuidas seda teha, võib-olla pärast mingit helistikku muuta, aga see on suhteliselt mugav mänguhelistik praegu. Ma seda isegi muutma ei hakkaks. Ja head seadmist!